Nii, tere inimesed, head inimesed ka, kes te meid vaatate. Te näete siin minu kõrval istumas ühte noort inimest. Elisabeth Toodo on ta nimi. Elisabeth on juba, ütleme, selline tuntud telenägu igal pool ja ma mõtlesin, et kuna Elisabeth on siin suvelaagris, me teatavasti oleme praegu siin metodistide suvelaagris ja Elisabeth kuulub nähtavasti metodisti kirikusse ja tema vanemad on ka hästi kuulsad ja hästi kuulus on veel nende bänd või nende selline, kuidas seda võib nimetada, muusikagrupp, kus teil on viiulid, sünt ja viola vist oli see. Cello ka? Cello, jah. No vot, nemad on meil siin esinenud siin selles suvelaagris, aga kuna Elisabeth on siin, mängis alles võrkpalli ja ma ütlesin, et tal on aega, siis ma natukene uurin tema nagu seda elu, või mitte elu, aga seda, kuidas temast siuke inimene on saanud, usklik inimene. Ja võib-olla sa võidki algul natukene rääkida. Vaata, kuigi sa oled usklikust perest, eks ole, isi-emme on usklikud juba sündimisest saadik või sina ka, et mis sinuga juhtus? See on väga hea küsimus, täpselt siin A-rannas tegelikult juhtuski minu selline pöördumise moment. Nii? Et ma olen küll kristlikus peres üles kasvanud, aga see oli pigem selline vanemate nagu usk ja pigem see oli see, et meil oli iga pühapäev traditsioon käia kirikus ja kodus teha söögipalveid ja laulda kristlikke laule. Ka seda isiklikku nagu suhtlust Jumalaga sellist ei olnud. Et küll ma lugesin piiblit ja ma teadsin erinevaid piiblilugusid. Mul ei olnud sellist nagu sellist isiklikku suhtlust Jumalaga, aga see oli minu arust 5 aastat tagasi. Ma olin siin G2 laager. See oli selline siis Vene ja Eesti noorte laager siin samas Gideoni laagriplatsil ja ma olin ükskord üksinda ja meid kutsuti kõiki eestpalvele ja siis ma läksin Ele Paju juurde ja ta palvetas minu eest ja ta palvetas nii spetsiifilisi asju, et ma tõesti sain aru, et see ei saa olla keegi muu kui Jumal, kes kõneleb minuga. Prohvetlik palve? No see oli nagu tunnetuse sõna, et ta täpselt nagu kuidagi Jumal oli andnud talle märku, et mis mu elus olid need probleemid ja see sõna puudutas mind nii tugevasti, et ma hakkasin nutma. Ja peale seda palvet ma läksin välja ja ütlesin Jumalale, et ma tahan sinuga seda isiklikku suhet. Et ma tean, et sa oled päris ja sa näed mind iga päev ja mind ka siis, kui ma olen üksinda. Nii lihtne oligi? No sellest algas see niimoodi kasv Jumalaga, et tõesti on olnud ka tõuse ja mõõne, aga selline isiklik kontakt tekkis selles laagris Jumalaga. Nii, ma olen siin näinud erinevates kohtades ja esimest korda, kui ma nägin siin nagu kõnelemas. Mis koht see oli, tuleb sul meelde? See oli üks Luteri kirik. Kas see oli terviklikud tervenemise teenistusel? Jah, siis sa olid juba nii tuld täis. Ma vaatasin, et mis selle tüdrukuga on juhtunud. See oli siis üks tore koht, kus me käisime koos Shamaimi bändiga pilli ja muusikat mängimas ja siis mulle pakuti, et ma räägiksin natuke ka sellest reisist, minu missioonireisist Kambodžasse, Aasiasse. Ja see oli üks tore laager, kus ma siis jagasin nagu Aasia koolides evangeeliumi, sest see ma on nagu budistlik ja korrumpeerunud ja tõesti me nägime, kuidas 1000 tulid Jumala juurde. Tegid otsuse järgida Jeesust. Seal oli mingi laag, tähendab, kes sinna läksid laagrisse? Eestist läks teie grupp? No enne seda Kambodžasse minekut oli meil tulelaager. See oli Eestis. Ja seal ma õppisin evangeliseerima. Oota, sealt algas nii see tulelaager, see on seotud vist selle Kristus kõigile rahvastele organisatsiooniga. Reinhard Bonke, see, eks ole. Nii. Ja seal me sinna õppisime. Sa läksid, vanemad lubasid sul sinna laagrisse minna. Nii. Ja seal ma õppisin, kuidas lihtsalt evangeeliumi jagada. Ja me läksime laagri lõpus siis tänavatele. See oli Nelipühi koguduses. Toompea Nelipühi koguduses. Okei. Ja peale seda avanes mul siis võimalus minna ka välismaale
ja see ei olnud kohustuslik, aga see oli nende laagri lõpetajatele siis võimalik. oota, siis sa olid ju, eks ole, keskkool ei olnud veel läbi. See oli siis, kui ma olin No ikka. 11. klass umbes. Nojah. Ja juba läksid välismaale siis, on ju. Ja lapsevanemad ütlesid, mine. Nad olid, ütlesid seda, et nad ei saa Jumala kutsele vastu astuda, et kui Jumal on kutsunud, siis mine. Nii. Tähendab, et algas ikkagi sellest Kristus kõigile rahvastele. On ju see, nad igal pool koolitavad inimesi vist, eks ole? Jah. Eestis oli ka, ja seda korda siis tegid nelipühilased seda. Nelipühi koguduses. Kirikus. Ja sealt, ütleme, kas võib ütelda nii, et sealt algas sinu see, kuidas nüüd ütelda, see, Ameerika mägedel sõit või? Jah, võiks küll öelda nii. Et see oli selline koht, kus ma pidin tõesti välja astuma, et me siis õppisime, kuidas mikrofoniga valjusti rääkida tänava peal. Ja see oli selline samm, ususamm, et teha see samm ja peale seda kuidagi on tulnud julgust juurde. Mäletad sa, kui sa esimest korda avalikult pidid tänaval rääkima? Jaa, mäletan küll. No? Hirm oli nii suur, tõesti enne nagu lavale minekut nagu ei tulnud ükski sõna meelde, aga kui ma selle mikrofoni kätte võtsin, siis Jumal andis täpselt õigel hetkel need sõnad, mida öelda. Ja siis pühavaim võttis üle ja kuidagi Jumal nagu andis need sõnad, mida öelda. Nii? Ja tuligi nii? Ja tuligi nii. Ja peale sellest ajast peale oledki jutlustaja? Ma ei tea, kas jutlustaja, aga evangeelium jagan küll. Nii, ja siis peale seda oli teil siis see välismaale sõit? Välismaale sõit, ja see oli hiljem, see oli siis, kui ma olin juba ülikoolis. Vaat nüüd mul tuleb meelde, kui te olite seal Sioni kirikus ja siis me ajasime sinuga juttu ja sa ütlesid, et sa lähed ülikooli. Tallinna Tehnikaülikooli. Jah. Jah, nii. Ja siis ma ütlesin ka, et see on väga hea. Nii, ja siis kui ma kuulsin, et sa seal enam ei ole, siis mul tekkis mure. Mis juhtus? No see oligi see, et peale esimest ülikooli aastat siis ma sain südamesse minna Kambodžasse, Aasiasse ja ma sain südamesse, et peale seda reisi ma pean minema missionikooli. Oota, aga sa ülikoolis ikkagi käisid, sa tegid esimese selle ära, eks ole? Esimese aasta tegin ära. Nii. Ja siis tuli südamesse? Ja siis tuli südamesse minna missionireisile. Ja ülikooli jätsid pooleli? Ja missionireisil ma sain südamesse minna missionikooli. Hoopis. Nii. Ja ma jätsin ülikooli pooleli. Mõned korralikud vanemad oleksid läinud väga murelikuks. Jah. Jah, aga sinu vanemad? Nad ei olnud murelikud. Nad teadsid, et ma olen oma otsuses kindel ja ma tundsin selle otsusega rahu. Et õnneks ma tulin täpselt õigel ajal ära, et mul ikkagi säilib see tasuta õppekoht ülikoolis. Nii et sa lähed veel tagasi sinna? Mul on võib-olla plaanis tulevikus tagasi minna. Miks mitte, jah. Selline huvitav Jumalaga teed on sellised seiklused, et need ei ole võib-olla inimloogikale... No jaa, ütleme üks korralikud inimesed vaataksid sulle küll nõnda imelikult otsa. Jah. Jah. Ma püüan küll enam-vähem normaalset nägu teha. Aga tähendab, siis sa läksid missionikooli? Jah. Ja ma olin 1 aasta missionikoolis. Aga kus see oli? See oli esimene 3 kuud oli siis Floridas, Ameerikas. Milline missionikool see on? See ongi see Kristus kõigile rahvastele. Okei. Reinhard Bonke organisatsioon. Jaa. Ja seal ma õppisin... Daniel Kolenda kindlasti kõneles teile. Jaa, tema oli üks meie õpetajatest ja juhtidest ja ta õpetas meile Vana ja Uut Testamenti. Ja kuidas see kool sulle tundus siis? Väga erinev Eesti koolidest. Et mis selle nagu eriliseks lõi, oligi see nii-öelda, et meil oli hästi palju kõnelejaid. Meil oli nagu kõnelejaid üle terve maailma. Tähendab õppejõud nüüd siis, jah? Õppejõud ja kõnelejad. Et kõnelejad olid siis hommikuti, kes käisid üle terve maa meie koolis ja jagasid oma kogemustest. Ja tunnid, kus olid meie tavaõppejõud, siis nemad andsid meile nii praktilist informatsiooni kui teoreetilist informatsiooni Piibli kohta. Aga need kõnelejad, kui ma aru saan,
need olid kõik sellised, kes olid tegijad, on ju? jah. Et kellel ei on kas olnud oma sellised- organisatsioon Jaa. või neil on mingisugune Nad ei olnud teoreetikud siis. jah, see oligi hästi tore, et see missioonikooli eripära ongi see, et panna kõik need teadmised piiblist praktikasse. Ja see oli väga Aga see kõik, see värk on inglise keeles seal, on ju? see oli kõik inglise keeles. No muidugi praeguse aja noortel on kohe inglise keel sünnides suus, on ju enam-vähem. on küll jah, et seda sotsiaalmeediat on hästi palju ja inimesed on harjunud inglise keeles rääkima. Nii. Tegid ära, kas see on ka üheaastane või seal on lihtsalt mingi, et lähed aastaks sinna? See kool on ise 2 aastat. Nii, ja mis ta siis annab? Et sinust saab pastor, jah? See annab võib-olla mingisuguseid ainepunkte ja see annab sertifikaadi, et teha krussaade. Ehk siis nagu selliseid ütleme äratusnädalaid eesti keeles. jah, või koosolekuid. Jah. Jah, et selle 2 aasta jooksul teisel aasta lõpus me läheme sellisesse nagu treeninglaagrisse, kus meil õpetatakse siis, kuidas see krussaadi korraldamine toimub ja kuidas seda ka võib-olla tulevikus Eestis teha. Ja Eestis tulevad suured äratuskoosolekud ja siis suur silt on üleval, kõneleb, on ju, siis sinu nimi on seal peal. Ei, see ei ole kõige olulisem. Okei, muidugi. Aga tähendab, vaata, sa rääkisid sellest esimesest missioonireisist, on ju, sinna Kambodžasse ja siis sa ütlesid 1000. Ja. Mis see tähendab? No see tähendab seda, et seal koolides oli hästi palju nagu rahvast, et vahepeal oli koolid, kus me käisime, oli veel juba 500–1000 inimest ja me tegimegi nii, et me rääkisime direktoriga, et kõik kooliõpelased koguneksid siis õue ja me panime need niimoodi ridadesse ja meile anti siis umbes selline... Kas need olid tavalised koolid või? Tavalised koolid, jah. Ja lubatakse teiesuguseid sinna nende laste juurde? No vot, see oligi siuke jumala õnnistus, et koolid avast oma uksed. Ja siis meile anti umbes pool tunnikest või 20–15 minutit, et jagada siis sõnum ja jagada neile ka raamatud, sellised kingitused. Ja me jagasime neile evangeeliumi, andsime võimaluse inimestel, kes tahavad teha päästepalve, nad tõstsid käed, kes tahtsid siis teha otsuse, et Jeesus oma südamesse vastu võtta. Ja siis me paletasime, et iga inimene saaks täidetud püha vaimuga. Ja peale seda me andsime neile kõigile raamatud, mis siis räägivad Jeesusest ja õpetavad piiblist. Kõik lapsed tõstsid käed? Mitte alati. Et oli ka inimesi, kes ei tahtnud seda otsust teha. Aga enamjaolt olid inimesed avatud ja nad kogesid seda püha vaimu. Oota, ja siis te palvetasite püha Paletasime. Panite käed peale neile? No kõigile vist ei saanud käed peale panna, aga sirutasime käed nende poole. Nii, et nad saaksid vaimu täis? Oli näha midagi taolist? Osad nagu jagasid oma tunnistest, kuidas nad nägid Jeesust, nagu Jeesuse pilti. Osad nutsid või said lihtsalt puudutatud ja osad ütlesid, nad tundsid lihtsalt nagu rõõmutunnet, et püha vaim andis märku oma kohalolust. Oota, kaua te seal olite? Kambodžas kui kaua? Ma ise olin 2 nädalat, aga see organisatsioon oli 2 kuud. Ja siis nägidki siukseid huvitavaid asju seal, eks ole? Jaa, see oli väga-väga tore, sest kõik need koolid ja need inimesed, kes tegid selle otsuse, need said ühendatud siis kohalike kogudustega. Et jäi ka selline järeltöö võimalus nendele, kes tahtsid nagu siis kogudusega ühineda või rohkem Jumalast teada. Nii et üle maailma ikkagi midagi toimub? Toimub. Oota, ja siis sa tulid tagasi Eestisse, on ju? Peale seda sa siis olidki nagu tuld täis, ma mäletan vist. Või siis sa kõnelesid, et seal oli mingid tervenemise asju ka või? Sa rääkisid midagi taolist seal kuskil? Oli küll, et nagu üks reis, kui ma käisin siis 2 korda, aga esimesel reisil ma nägin seda, kuidas oli üks õpetaja, kes oli siis ühest kõrvast kurt ja peale seda nagu palvet, kui me paletasime, et saaks terveks, siis ta ütles, et ta kuuleb ja ta kõrvakuulmine on täitsa olemas. Ja siis oli veel ägedaid selliseid tunnistusi, kuidas oli üks naine, kes oli pime ja ta sai nägijaks. Seda sa nägid või? Jah, et me käisime siis Kambotis, see oli üks linn Kambodžas ja ta asub mere ääres ja me tegime sellise 3-päevase
krussaadi 3 päeva ja siis ühel õhtul kutsuti siis ette inimesed, kes said tervenenuks sellel koosolekul ja tuli ette üks naine, kes ütles, et ta oli olnud pime ja ta sai nägijaks. jah, Jah. nii et sellised asjad on nagu, käivad asjaga juurde. Jah. Sellised imed käivad nagu nende koosolekute juurde. Nii, aga nüüd, mis sinust saab? Ma ei tea, järgmine aasta ootab mind ees missionikool ja Sinna samasse Ameerikasse. Jah, Saksamaale. Ja Saksamaale? Sest viisade tõttu on kool niimoodi lahus, et need, kes ei ole Ameerika kodanikud, siis nemad õpivad Saksamaal ja need, kes on Ameerika elanikud, nemad saavad õppida Ameerikas. No sisuliselt vahet pole sellel. Vahet pole, et õppeprogramm on sama, aga lihtsalt asukoht on teine. Nii, aga see kõik maksab ju midagi. Maksab küll. Võtad SMS-laenu alati ja siis lähed, on ju. Laenusid õnneks pole olnud vaja võtta, aga Jumal on andnud võimalusi, kuidas nagu inimesed on kas toetanud või ma olen seda ise käia tööl ja koguda seda raha, et praegu nagu koolimaks makstud ja mis on lihtsalt veel ees ootamas, on lihtsalt nagu reisikulutused ja ööbimise kulutused. Nii, ja need sa teed oma tööga tasa? Jah? Osaliselt. Käid tööl? Käin tööl. Vaata. Kuskil? Lihtsalt restoranis töötan. Aga miks ka mitte? Miks ka mitte? See on tegelikult siuke koht. Vaata, kus on ka igasugused võimalusi. Ja. On ju? Ja. Tuleb üks kena ettekandja ja räägib paar ilusat sõna. Jah. Et see on väga tore, et ka ükskõik, kus me saame ikkagi olla julgustuseks ja valguseks ka oma töökaaslastele ja võib-olla klientidele. Et ükskord oli võimalus ühe inimesest paletada. Nii. Tähendab, nüüd huvitav, sa oled siuke tüüp, on ju. Noh, ma siin eile kuulasin, sa siin laagris ka kõnelesid ja suht palju, ütleme, tugeva häälega ja nii nagu peab. Et sust ikka saabki jutlustaja äkki. Mulle tegelikult ei meeldi jutlustada. Miks? Aga sest see on pingeline. Et see ei ole kõige mugavam asi, et Jumal on osadele andnud väga palju sellist võimet nagu ennast hästi väljendada, aga vahepeal ma tunnen, et mul jääb sellest puudu ja siis see on kuidagi alati siuke eneseületus kõnelemine minu jaoks. Nii, aga vaata, sul on ikkagi selline kutse. Noh, sa ütled kogu aeg, et lõpad ülikool on hea koht küll, aga kutse on hoopis teise koha peale ja siis praegu ongi see aeg, eks ole, see teine koht ja nüüd on Saksamaa veel ja siis sa praegu ei tea, on ju, et mis elust üldse edasi saab. Jah, et ma arvan, et see Jumala hääle kuulamine ongi selline usaldamine, et mingeid asju Jumal näitab, mis ta võib-olla tulevikus korda saadab, aga mingid asjad on meile teadmata ja me peame lihtsalt usaldama Jumalat samm-samm haaval. Et praegu ta on näidanud mulle selle missionikooli tee ja ma usaldan teda, et ta kannab mind sellest läbi ja peale seda annab järgmised juhtnöörid. Jah, vaata, kui meid vaatab mingisugune tegelane, kes Jumalast mitte midagi ei tea. Ja. Ja siis tal võib tekkida selline küsimus, et mis hääli sa kuuled siis? Kuidas sa seda teada saad? Sa ütled, Jumal ütles mulle. Jah. Mine sinna, arvab mõni, Kuidas sa sellest teada saad? Lihtsalt tuleb mingi siuke tunnetus sisse, jah? Seal on nagu erinevaid viise, aga ma arvan, et üks viis, kuidas me teame nagu tõde, on see, et me loeme piiblit ja õpime Jumala sõna. Siis me teame, mis on vale ja mis on tõde. Ja siis, kui mida rohkem ma nagu loen Jumala sõna ja õpin tema nagu iseloomu kohta, siis ma näen ka neid tegelasi, kes on järginud Jumalat ja on pannud maha oma elud. Ja ma proovin ise seda sama praktiseerida oma elus ja ma proovin nagu võtta vaikset aega koos Jumalaga ja see on vahepeal selline tunnetus ja vahepeal on see, et Jumal julgustab meid kellegi teise inimese kaudu, et keegi tuleb kas mingi tunnetuse või prohvetliku sõnaga ja julgustab mind
aga tihti Jumal kinnitab oma öeldud mitme erineva asja kaudu. Ja nii nagu Gideon läks vastu suurele siis armeele, ta pani villad maha. Ja me oleme siin Gideoni laagris ka praegu, nii et see on väga teemakohane. Et ma olen ka teinud seda, et ma olen pannud villad maha, et ma esitan nagu mingi kriteeriumi, et kui see saab täidetud, siis ma pean minema ja tegema. Ja nii oli siis, kui ma läksin tulelaagrisse. Ma mõtlesin, et kui keegi kirjutab mulle tulelaagri kohta Messengeris, siis ma lähen. Ja see oli täiesti võõras inimene, või noh, kauge inimene minu jaoks. Ja ma olen Jumalaga sellise lepingu teinud, et kui keegi kirjutab mulle, siis sotsiaalmeedias Messengeris, siis ma lähen ja see juhtuski paar nädalat enne seda laagrit ja ma pidin minema, sest ma olin andnud sellise lubaduse Jumalale, et kui see kriteerium saab täidetud, siis ma lähen. Ja nii on olnud ka erinevate otsustega mu elus, et ma olen pannud need villad maha ja andnud kriteeriumi ja kui see on saanud täidetud, siis ma olen olnud sõnakuulelik ja läinud. Jah, nii, aga vaata, sa oled ju väga hea viiuldaja ka. Sa mängid viiulit, eks ole. Kogu teie pere mängib viiulit ju. Mu vend Joosep mängib tšellot. No ja. Aga teid kindlasti sunniti minema viiulit õppima sinna. No alguses küll, jah. Oligi nii? Alguses oli nii, et peab õppima ja tuli läbi pisarata, aga isegi nüüd... nii? Sest muusikakooliõpingud on ikka väga rasked. On? Jah, et minul ikkagi palavik doosis enne kontserdi ja tahtsin nii mitmel korral seda pilli üldse maha jätta ja ei tahtnud üldse enam tegeleda sellega, et aga mu vanemad olid nii julgustavad ja lihtsalt... Ütlesid, et kui sa... No ikka nad jätsid selle võimaluse, aga mul hakkas lõpuks nii väga meeldima see pill, et nüüd ma mängin seda vabatahtlikult. Ja esinete nüüd üsna sageli, eks ole? Ja vahepeal perega, vahepeal mingite koosseisudega, vahepeal mängin üksinda. Aga jah. Välismaal ka mängid? Välismaal mängisin ka vahepeal ülistuses viiulit kaasa, et oli tõesti suur au teenida Jumalat ülistusega. Nii et alati tasub, kuigi see on, eks ole, tee on raske, et alati tasub ikkagi õppida. Ja mitte pooleli jätta, et kui oled juba alustanud muusikakooliga, siis soovitan see 7 aastat ära proovida. 7 aastat on see tavaline muusikakool. Et kui selle saab ära proovitud ja ikka ei meeldi, siis võib jätta. See oli peale kooli veel, eks ole, selline. Käisid tavalises koolis ära ja siis pidid minema muusikakooli. Ei, ma ikka alustasin muusikakooli 1. klassist. Et paralleelselt käisin koolis ja õppisin muusikakoolis. No ikkagi jah. Ikkagi kool ja muusikakool on 2 eraldi asja. 2 eraldi kooli, jah. No võt ja kõik vennad ööd pidid selle kadalipu läbi tegema ja nüüd on kõik õnnelikud. Ja nüüd on väga õnnelikud. Ei, muusikat tasub alati õppida, seda ma tean. Et see mõjutab inimese intellekti ja kõiki muid ikka alati positiivselt. Jah, nii see on. Ja muusika käib alati ka evangeeliumiga kaasas. Nii. Nüüd. Mis edasi? Nüüd sa hakkad jutlustama meile. Jutlustama? Praegu. Nii, et kas praegu Eestis on selliseid noori palju, sinusuguseid? Minu arust sina oled praegu kõigist nagu välja paistnud igal pool. Sa oled nagu kuidagi teistmoodi kui teised. Ma ei oska niimoodi öelda, kas teistsugune, aga mul on väga palju sõpru, kes on väga tulised ja mulle suureks eeskujuks, et kui ma läksingi gümnaasiumisse, siis ma paletasin, et Jumal kingiks mulle sellise tulise sõpruspundi ja ta kinkis mulle kõrvale väga-väga ägedad ja toetavad sõbrad, kes on mulle väga suureks eeskujuks ja kellega koos me tegime palvekõnesid, me iga päev paletasime üksteise eest ja me koos otsisime Jumalat ja tõesti mingid ainid tulid esile, vaimuainid, mida me polnud varem näinud ja ma ütleks, et ma ei ole üldse eriline, et mul on nii palju inimesi, kes on mulle eeskujuks Eesti maastikul ja tõesti on väga head jutlustajad ja väga head evangelistid, et neid on palju ja veel. Nii et Eestil on tulevikku? Väga, usun seda väga siiralt,
et see uus generatsioon, kes on sirgumas, et ma usun, et see profeteering saab täide, et tõesti, et tuleb ärkamine noorte seas, mis jääb kestma. Noorte seas? Vanad ikka pole enam midagi teha. Ei, ma arvan, et see julgustab kõiki generatsioone. Et kui ärkamine toimub noorte seas, siis see julgustab ka tegelikult ärkamised on alati tulnud noorte kaudu. Noored ei tea veel, et nii ei aita teha. Ja siis nad teevad ja need õnnestubki. Yeah. No vot, sina oled üks nendest ka. Nii et nüüd varsti sügisel lähedki Saksamaale. Aga mis keeles seal värk on? Seal on ikkagi inglise keeles. Ja siis, kui tagama, ütleme, et selle aasta oled Saksamaal ära, siis ei tea, mis saab. Siis tuleb Eestis ärkamine, on ju? Ma ei tea, mis on see Jumala tahe on alati, et inimesed oleksid talle lähedal, aga ma ei tea, Jumal juhatab, ütleme niimoodi. Jah, aasta korraga. Jah. Sul ongi nii olnud? Praegu on küll nii olnud, jah. Et on tulnud otsus teha, kas minna ülikooli või minna missionikooli ja olen praegu valinud missionikooli. Aga praegu on näiteks äkki mõni noor inimene kuuleb sind, vaatab, et oi, et mis sellistele sa ütleksid? Julgustuseks? Jah. Ütleks seda, et Jumal väga armastab teid ja hoolib teist ja ma usun, et Jumal kõneleb igale inimesele ja minu lugu ei ole üldse eriline, et see on lihtsalt olnud see, et Jumal on andnud midagi südamesse ja ma olen olnud sõna kuulelik, aga see kehtib iga inimesel, kui me vaatame piiblis tegelasi, erinevaid tegelasi ja kui nad on järginud Jumala kutsele ja mitte nagu lasknud ennast häirida teiste inimeste arvamusest või lasknud siis, ma ei tea, kas vanemal teha otsuseid, vaid on ise järgnud Jumala kutsele ja on sellele kindlaks jäänud, siis tõesti Jumal teeb võimsaid imesid ja kui Jumal on pannud teie südamesse minna ülikooli või kui Jumal on pannud teie südamesse minna missionikooli, et igal pool me saame olla nagu eeskujuks ja julguseks, sest tõesti evangeelium on meile kõigile antud, et seda jagada, et Jeesus on meie kõikidest surnud, Jeesus on meie kõikidest läinud ristile, Jeesus on tõusnud üles peale 3. päeva ja Jeesus elab ja me peame seda kõigile jagama, seda imelist uudist, et see võiks inimeste elusid muuta ja neid julgustada. Nii et kui te ei ole seda otsust veel teinud, siis te võite seda teha ja võtta Jeesus oma südamesse ja käia elu koos temaga, paludes andeks oma patu ja uskudes, et Jeesus on Jumala poeg ja tunnistades teda ning võtta tema südamesse. Nii et tõesti, minu elu on peale seda 5 aastat väga palju muutunud ja ma usun, et iga inimese elu muutub, kui ta järgib Jeesust. Vaadake sellist lihtsat evangeeliumit. Seal õpetati teile, et see ongi nii lihtne, eks ole? Jah. Jah? See ei pea olema pikk tunnajane jutlus, vaid see võib olla lihtsalt süke lihtne ülevaade ja lihtne ülevaade sellest, mida Jeesus tegi. Ja sellest piisab? Sellest piisab. Et saada päästetud? Jah. Vaata, kui head selliseid noori inimesi on, et kes tähendab, noorus ei olegi kaduma läinud või hulluks või kuidas nende kohta öeldakse, et on. Nii et Eestimaal on veel tulevikku. Nii et kui seal sellised noored Eestimaal veel alles on nagu Elisabeth Toodo, siis pole häda midagi. Tore, igatahes suur tänu sulle, suur tänu. Et sa julgesid siia bussi tulla. Ja nüüd, kui täna õhtul on siin isegi vist, kui me praegu seda saadet teeme, eks ole, siis me oleme siin Gideoni rannas, aga õhtul on tulemas äratuskoosolek. Sa kõneled, jah? Ei. Okei. Selge. Nii? Tore. Oli väga tore ja meeldiv. Jah, nii et head inimesed, kohtume, aga võib-olla temaga ja vaata, aasta pärast ta tuleb sealt tagasi, siis ta juba teab, kuidas neid suuri, neid krusaade korraldada, või kuidas seda öeldakse, on ju? Jah. Jah, näiteks Tallinna Lauluväljakul. See on tõesti olnud üks visioon, mida on erinevad kristlased jaganud, et Tallinna Lauluväljakul võiks olla
selline evangeelne koosolek. nii et kohtume Tallinna Lauluväljakul. Teeme nii!